6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere päevast, kallid rallisõbrad! Lõppenud rallinädal ehk siis eelmine näitas meile, kui habras võib olla elu ja nii kurb, kui see ka pole, näitas mille peale ikkagi, kui suured on panused selles spordis, mida me kõik nii väga armastame ja millest me siin 6. käigu saates ka räägime ja mis siin muud, kui langetame ka meie pea ja mälestame eelmisel neljapäeval traagiliselt hukkunud Greg Priini. Saatejuhid nagu ikka Gunnar Leheste ja Roland Poom. Tere jälle. Ja olete märganud, et meil on ka külaline. Tere, Kaidi Klein. Tere. Filmi Kurvilise tee legendid, stsenarist. Just. Sa tulid värskelt läbivaatuselt, hoia neid emotsioone. Me räägime selles saates veel sellest filmist, mis linastub järgmisel teisipäeval. Ja. Esilinastub. Räägime veel pikalt, aga kõigepealt Horvaatia ralli ja kõigepealt ikkagi eelmise neljapäeva sündmused. Roland, algus oli see uskumatuse tunne, et ei taha nagu väga uskuda, et see info, mis me saime läbi Horvaatia meedia esimesena üldse tõele vastab, oli siuke hämmeldus ja eitamisfaas päris pikalt. Jah, ma arvan, et ega ka võib-olla kuigi palju on täna seda, et see, kui nagu mälupildis üritad meelde tuletada seda, ma ei tea, Delfi pealkirja, et see kuidagi ei tundu siiamaani reaalne ja ma enne kuulasin just Power Stage'i podcasti, kus Gustav ja Rauno tegid ka sellise tagasivaate Gregi karjäärile ja natuke mõtlesid pool tundi temast seal, et mulle meeldis just see osa, et tegelikult me peaksime, võtame sellise ametlikuma sellise kahastunde osa ja sisse, aga tegelikult Greg kindlasti oleks tahtnud, et teda mälestatakse rõõmuga ja ka see ärasaatmine oli selline, nii palju kui ma lugesin ja nägin, et selline meeleolukas ja ta täna ka Shakedowni nägime, kui Ott ütles, et Gregi ema oli öeldud, et naerata siis ikka kaamerasse, et kõik on hästi, et Greg oleks seda tahtnud. Kaidi, kui palju sina Gregiga kokku puutusid? Mina olen teinud temaga, mul meenub 2 või 3 intervjuud ja alati väga lahe, väga soe, no kõige positiivsem ja kõige siiram inimene kogu sellest rallipargist, ma võin öelda küll. No kui me Ott Tänaku filmi tegime ja mööda maailma ringi käisime, et Gregiga ma sellist pikemat intervjuud ei olnud, mingi väga põgus, siuke lühike intervju oli mul, aga ma olen teda ikkagi näinud ju seal ringi liikumas ja no tõesti, ta oli nagu nii soe ja temast kohe kiirgas sellist positiivsust, et sa said juba kaugelt aru, et tegemist on nagu väga hea inimesega. Ja see oli ikka tõeline šokk. No kiirelt olgu need faktid ka viimast korda üle loetletud, et neljapäevane päev oli 12.30 kell, kui väiksel kiirusel vihmamärjal teel, nüüd oleme kuulnud tagantjärgi Latvala ütles Soome meedias välja, et 33 kilomeetrit tunnis oli see kiirus, täiesti hämmastav. Ja vajus välja õnnetult teele, kus oli selline puust aed ja üks aiapost tungis läbi küljeklaasi ja kahjuks oli surm silmapikne. Ja tegelikult miks just see fakt võiks olla oluline, mida mainida, see kiirus, et tegelikult autod on äärmiselt turvalised. See on 1 miljonist juhusest, mida me võime, ma arvan, välja tuua ja et see, mis juhtus, ma arvan, et me võime öelda, et it was meant to be lihtsalt. Ju saatus nii tahtis, sest tõesti, see on nagu, need autod on ulmeiselt turvalised. Ja see, kuidas see juhtus, see on nagu loogika vastane, et see on niivõrd väike võimalus, et see asi saab juhtuda. Et miks Latvalaga selle välja tõi, oli tegelikult põhjus, et me peame ikkagi tutvustama neid autosid kui väga turvalisi autosid ja nad on väga turvalised, aga alati on see väike võimalus olemas. Kas või jalgpalli mängides on, et midagi juhtub ja iga hetk, kui sa oma koduuksest välja astud, kõike võib juhtuda, et nii see on. Kas ma võin ühe sellise naiseliku fun facti öelda seoses Gregiga? Et kui me seal neid 2018 käisime Oti filmi tegemas, et siis mina olin seal meie filmitiimis ainukene naine ja siis mehed ikka norisid, et kes sulle siis nendest rallimeestest siin ikka kõige rohkem meeldib ja kes siis kõige ilusam on ja siis minu lemmik oli tegelikult Greg Priin
sest minu arust tal on lihtsalt nii imeilusad silmad. Siis mõtlesin, et ta on küll hirvesilmne ja nii ilus ja nii sümpaatne. Et jah, ta oli mu lemmik. Aga meil on Horvaatias oma mees ka, Kaspar Ruus. Oled sa kuuldel? Ütle tere. Olen kuuldel, tere tervitus. No väga raske komandeeringu said endale, oli juba teada ette sinna minnes, et väga emotsionaalne saab olema ja ülesanne vahendada neid emotsioone sealt Zagrebist ei ole kindlasti lihtsate killast, aga anna võib-olla selline üldine ülevaade, kuidas meeleolud hoolduspargis on? Meeleolud, eks ta paratamatult ju varjutab kogu rallit ja praegu, kui veel nii-öelda homsest läheb suur ralli lahti, et eks siis hakkab see fookus järjest rohkem nii-öelda puhtalt võistlusele minema, aga meeleolud on tõsised ka siin ajakirjanike seas. Eile rohkem, täna võib-olla natuke vähem juba, aga esimesed jutud olid ikkagi, et kuidas tunned ennast või et selline tragöödia juhtus, et ta siin vestlustes on igal pool. Ja mida ilmestas ka ju tegelikult tänane testikatse järgsed intervjuud, et sõitjatel on ta meeles ja kõiki katsetada. Sportliku poolt on ka puudutatud seal Horvaatias või on hetkel ikkagi kõik mõtted Greg Priiniga? Eks sportliku poolt ka ikka, et kui siin võistluselised intervjuusid tehakse, et küsitakse ikkagi, rohkem küsitakse ralli kohta, mis eesmärgid kellel on, kes kui tugev või favoriit on, aga samas käib intervjuudest ikkagi ka Priin läbi, et eks ta, kuidas ma ütlen, selline balansseerimine võib-olla on, et eks ma kuidagi oma lugudes ka, et eile kirjutasin natuke rohkem, või lehte kirjutasin spordi poolest rohkem, nüüd täna rääkisin eile Milleneriga pikalt Priinist, et meenutas teda väga heade ja ägedate sõnadega ja nüüd kirjutan seda kokku ja just see, mis mulle endale meelde jäi, et võib-olla nii-öelda kõrvalt ei taju või meie Eestist ka seda niimoodi ei taju, aga tegelikult kui suur kuju ta Iiri spordis oli, rallispordis, et väga äge, väga kõva vend oli ja tõesti mõjutas paljusid. Rääkides Horvaatia rallist või lõpetades Priini teemaga, siis täna on ju üritusi veel Priini mälestuseks. Anna väike ülevaade nendest. Jaa, kohaliku aja järgi 16.30, Eestis on siis vist 5:30, on Service Pargis, kõik on kutsutud sinna, sõitjad, tiimid, ajakirjanikud, ametnikud, et kõik, kes tahavad, saavad tulla Priini mälestama ja nii-öelda tehakse selline ühisfoto. Ja siis õhtul, kui on pidulik avatseremoonia, siis kell 19.29, kui me eksi, oli see aeg, kus algselt oleks pidanud Priin nii-öelda üle lava sõitma, et sellel hetkel on ka leinaseisak plaanis ja näidatakse suurel ekraanil tema selline mälestuste videot. Ja leinaseisakuid tuleb siin veel ka pühapäeval punktikatse poodiumitseremoonia ajal ja niimoodi, et kindlasti peetakse teda siin meeles kogu ralli vältel ja mulle isiklikult väga meeldib Hyundai auto Horvaatias, et see Iiri värvides, tema need ägedad tsitaadid seal ja tegelikult ju kõikidel autotel on ühte või teistpidi Greg Priini mälestatud, aga minu arust Hyundai tegi selle nii-öelda väga, väga väärikalt ja ma arvan, et väga palju paremini ega ei oska tahtagi. Keda me võiksime pidada selle ralli favoriidiks? 2 korda on see MM-rallina toimunud, Sébastien Ogier aastal 2021 ja Kalle Rovanperä aastal 2022 need võitsid, aga hetkel, kas esimeselt kohalt startiv Ogier ikkagi? Toyotad on siin kindlasti väga tugevad. Richard Millener, M-spordi pealik, ütles eile, et omad võimalused on kõigil, ka Tänak on ju asfaldil väga tugev ja kui peaks hakkama siin tulema vihma, olud minema veel keerulisemaks, siis see võib Tänakule kasuks tulla, sest Belgias seal Rally Dardennil olid ju tegelikult viimased olud, kus ta siis kuu alguses testis. Aga ma arvan, et Toyota, ma kahtlustan, et on siin favoriit ja Hyundai puhul nii Neville kui Lappi, auto on kindlasti tulemas, sõitjad on ju ilmselgelt väga tugevad, aga eks seal on see küsimus võib-olla, et kas ja kui palju, kas kindlasti, aga kui palju see eelmise nädala tragöödia ikkagi mõjutab, et seda praegu on selline raske ennustada ja mis ma veel võib-olla lisaks, et seoses Priini surmaga
on ka endal veel natuke kuidagi pea laiali otsas, et ei ole võib-olla päris 100% veel kohale jõudnud, et homme läheb nagu reaalseks võistluseks, et praegu on ikka kuidagi sihuke nii ja naa emotsioonid. Ilmast ka paar sõna, hetkel 10 ja natukene peale ja vihma ei saja ega vihma ei luba. Ma vaatasin hommikul viimati seda kuulsat norralaste ür.nood, seal ei lubanud ralli jaoks vihma. Eile õhtul oli samal portaalil, et reede pärastlõuna võib tulla. Pilvine on siin kõik päevad olnud, või kõik päevad tulevad pilvised. Vihma osas, mina nii suur ilmamees ei ole, ma ei oska täpselt öelda, aga ei välista selles mõttes, et võib tulla. Ja rääkisin ka Georg Linnamäega täna ja tema ütles samamoodi, et eks paista, aga igatepidi ka ilma vihmata on siin väga keerulised ja nõudlikud teed ja saab igatepidi väljakutsete rohke nädalavahetus olema. Enne kui me lähme sinu Linnamäe video juurde, ütle lõpetuseks oma esikolniku ennustus ka ja tuletame siinkohal meelde, et WRCFun.com /Leagues ja /6 kaik ootab kõiki fänne liituma. Ka sind, Kaidi, veel ei ole hilja liituda, meil on 13 rallit kokku, 3 rallit ainult sõidetud. Et võid punktitabelis päris kõrgesti tõusta, aga 310 osalist on meil juba, nii et proovime 400 täis saada äkki. Saame vabalt. Aga Kaspar, sinu esikolmik? Mõtle niimoodi. Ožee võidab, Rovampera teine ja Tänak 3. Ja mine pane see nüüd kiiresti nobedate näppudega sinna liigasse ka, muidu kui panemata jääb, ma ei tea, mis tähtaeg seal on. Aga varsti see ilmselt kokku. See lõpeb enne esimest katset. Et selleks ajaks peab ära tegema. No veits on aega. Kirjuta lehelugu valmis ja siis? Jaa, saab tehtud. Aga Kaspar, jõudu ja jaksu sulle sinna kaugele Zagrebisse ja vaatame, mis Georg sulle rääkis. Jaa, teeme nii. Nägemist. Nägemist. Georg Linnamäe, Horvaatia ralli ootab ees, reke tehtud, testikatsel nüüd käisid, et räägi, missugused olud ootavad, mida siin rallil võistlejad kogeda saavad? Eks see on üks kõige keerulisemaid rallisid kalendris, et pidamine on hästi vahelduv, mõni kurv võib näha täpselt samasugune välja nagu teine, aga pidamine võib olla täiesti teistsugune, et ja selles mõttes tee on kitsas, keeruline, paras väljakutse on. Kuidas ettevalmistusega rahule jääd, et aprilli alguses võistlesid ja võitsid Belgias rallide Ardenni, et kuidas muidu siiamaani ettevalmistus on sujunud? Ma arvan, et siiamaani on väga okeilt sujunud, et me küll endale siia mingeid selliseid suuri ootusi selle ralli jaoks ei pane. Meil eelmine aasta oli see üks kõige nõrgemaid rallisid kalendris, et selles mõttes ma arvan, et siin tuleb sõita suuresti ikkagi mõistusega, et kui ütleme niimoodi, et kui ennast nagu täiesti 100% kindlalt ei tunne, ma ei saa öelda, et ma veel nendel teedel nagu nii mugavalt ennast tunneks. Üks põhiküsimus on ilm, et siin lubab pilvist ilma vihma. Vihma koha peal on küsimärgid, et Belgias ma tean, olid vist keerulised olud, et mis arvad, kui palju sellest võib siin kasu olla või ei pruugi üldse? Seda on keeruline öelda, selles kui on vahelduv ilm, eks see on mõnes suhtes kõige keerulisem variant kõigil, et siis peab hakkama ka targalt refi strateegiaid mõtlema ja ütleme niimoodi, et kui üks katse sajab ja teine mitte, et siis justkui ei ole päris nende refide peal kordagi, millel sa tahaksid olla, et alati on mingi kompromiss vaja teha, aga tingimused on kõigile samad ja eks kõigil on keeruline, et tuleb lihtsalt nende oludega kõige paremini toime tulla. No ma nii palju siiski eesmärkide kohta küsin, et nagu ikka Rally2 autosid on palju, konkurents tihe, et mis see nädala lõpuks, mis see tulemus või koht oleks, millega sa süda jääks rahule? Ütleme niimoodi, et ma oleks väga õnnelik top 5 üle, arvestades, et kohal on väga kiireid sõitjaid ja eelmine aasta meil väga nagu seda minekut ei olnud, et selles mõttes, aga põhiline on see, et me oleme siin iseendaga seekord võistlemas ja oluline on see, et me sõidaksime puhtalt ja ilma vigadeta ilusti lõpuni ja kiiremini ja paremini kui eelmine aasta. Lõpetuseks, kui mugavalt sa praeguseks ennast Hyundai Rally2 autoroolis tunned?
ma arvan, et me oleme ainult õiges suunas liikunud, et selles mõttes ma arvan, et ma tunnen juba ennast päris hästi. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tagasi stuudios oleme vaadanud värskelt Shakedowni tulemusi. Tundub, et kõik veel ei ole sõitnud oma 3. läbimist. WRC2 autot paistavad, et nendega hakkab vaikselt ühele poole saama, kuigi seal mõni mees nagu Emil Lindholm ja Patrick O'Brien on vaid ühe korra peale pääsenud, aga Roland, kiire ülevaade võib-olla Shakedownist. Ja üldiselt ma tegelikult Shakedowni puhul hindan hästi palju esimest ringi. See näitab lihtsalt hästi ära, võib-olla kes kui palju on valmistunud või kui hästi on seadet paika saadud, ja peale esimest ringi ikka minnakse tagasi servicesse, aga see annab siis üldiselt hea pildi ette. Ja Ott Tänak, Martin Järveja esimese ringi kõige kiiremid ja tegelikult sekundiga, mis seal on üpriski arvestatav aeg. Nii et see annab, ma arvan, nädalavahetuseks päris hea sellise mõõdupuu, et kus Ott võiks eeldatavasti olla omadega või vähemalt oma selle enesetundega autoseadistuse osas. Vaatame, kuidas see läheb, aga üldiselt siis, kui me võtame nüüd kõige paremad ajad, siis eks see pilt oli selline, nagu ma arvan, me eeldasime, top 3 Rovanpera, Ogier ja Tänak, et ma arvan, et kõik rallisõbrad ja rallifännid nagu eeldavad, et see kolmik seal võiks eesotsas olla. Suhteliselt väikse ajavahe sees, et 0,8 sekundi siis 3 meest mahuvad. Lappi 4, väga positiivne praegu näha, sest tegelikult peale Shakedowni mehe emotsiooni vaadates, et tundus, et kes elab seda nagu väga-väga raskelt üle, mis juhtunud on, et tema kiirus ikkagi on täna olemas, seda on positiivne näha. Aga jah, võib-olla Neville'i poolt praegu selline rahulikum algus. Vaatame, mis siin 3. ring toob, et tõenäoliselt ka autoga võib-olla veidi tööd teha, aga üldine pilt jah, selline Rovanpera, Ogier ja Tänak, see kolmik seal ees kindlasti, ma arvan, ralli ajal hakkab ka juhtima. Kerged probleemid on Elvin Evansiga. Esimene läbimine 2.44, tundus, et tuli hübriidi peal üle finiši joone üldse. Ja tundus küll ja tegelikult ei saanudki infot ta käes kätte, et ütles, et tal peab kähku ära minema. Peame rääkima. Jah, et tegelikult ei saanud nagu hästi aru, mis probleem oli, aga probleem ilmselgelt oli ja vaikselt tiksuti see lõpuni. Kas ta rohkem ei olegi sõitnud? Ei ole rohkem tulnud. Et ühesõnaga tõenäoliselt proovitakse see auto paika saada jälle, et saab oma ringid ära teha. Ja Evansiga on seotud veel see väike detail, et Evans ei korja meil Toyotale tootjate punkte seekord. On just. Siis austusavaldus Priinile, sest Hyundai'l on ka üks auto vähem. Väga selline spordimehelik käitumine, ma ütleks, et kui Hyundai otsustas, et jääb 2 autot, siis nagu sa ütlesid, Toyota võttis ka sellest kinni ja korjavad ainult 2 autoga punkte, et asi siis võrnda läks. Aga teeme enda ennustused ka. Mina ütlen Rovanpera, Ogier, Tänak. Lähen oma selle Shakedowni järjestuse põhjal edasi. Ma tegin oma seal WRC Fantasy's juba seda predictionit siis. Ma natuke olen vahepeal seda liigutanud ja muutnud siin, aga hetkel mul on Rovanpera, Tänak, Ogier. 4. Neville, 5. Evans. Hästi keeruline on seda siin paika panna. 5 sisse nagu ei mahu. Tahaks rohkem panna, tahaks lappi veel kuhugi sinna vahele pista. Kuidagi ei mahu hästi ära, keda kõike tahaks sinna panna. Aga Rovanpera, Tänak, Ogier on praegu minu top 3. Võib-olla ma veel midagi muudan. Ma ei tea, võib-olla mul tuleb kuskil mingisugune silm ette mingi pilt, et lappi on poodium. Eks ma siis muudan ära. Näen nägemust enne esimest katset veel. Praegu on igal juhul minu see prediction selline, jah. Aga enne kui me ikkagi lähme meie põneva külalise juurde, olgu meelde tuletatud, et 6. kaik @delfi.ee ootab terve nädala jooksul küsimusi ja parimate küsimuste esitajatele on meil lausa 4 kingitust, loen ma siit välja oma paberitest. Ja pühapäev saab olema selline, et me hakkame jälle otsast saate alguses kingitusi jagama ja lõpetame saates, kui kingitused on jagatud. Tavaliselt nii on, jah. Me valime välja, arutame, milline küsimus oli parim. Täpselt. Mitte ei plähmerde nagu siin Monaco saates jutus. Nüüd meil on kõik paigas. Nüüd meil on esimene kord, me failisime natuke, nüüd meil on nagu konkreetne järg. Aga mis on kingituseks? Kingituseks on sellesama firma särk, T-shirt store, võite peale lasta sellesama pildi, võite peale lasta mingi huvitav logo, mis kodulehelt leiab või siis oma kallima pildi. Siis kinkekotte Vitamin Vellilt, seal on erinevaid väikseid üllatusi sees, no see kohe rikut üllatus ära. Ei no ma vaatan ise, mis siin sees on. Okei, ühes on sokid.
ja teises on, Siin on spordijoogipudel on teises, ma võin näidata ka. Spordijoogipudel, see on küll täitmatu, vabandage, aga see on siis natukene teistsuguse, see on küll lahe. Teistsugusest materjalist, kui see tavaline pudel mulle tundub. Ja siis Nokot jagame ka välja. Noko on siis see jook. Ja Kahooti võitjale, homme õhtul mängime Kahooti. Roland lubas ka 5 küsimust teha. Ma ei ole midagi lubanud. Homme 20:30 ja Kahooti võitja, see, kuidas ta ennast tuvastab, sellest me räägime täpsemalt homme. Jah, mind homme ei ole. Tahad öelda, kus sa oled? Ma olen Tartus. Ma olen Ajujahis seal top 40 saates. Aga mind ei ole, aga ma mängin kaasa. Ma ikkagi siis... Mängid kaasa? Lihtsalt nii-öelda lõbu pärast. Meil oli kokkulepe, et kui sa enne viimast küsimust juhid, siis sa viimasele küsimusele ei vasta. Jah. Topeltpunktid on viimases küsimuses. Jah, ma siis ei vasta. Aga sinu asemel on lubanud meile tulla teine väärikas külaline, Urmas Roosimaa. Jah. Käisime Urmasega Rally Estonia radadel eelmisel reedel. Saime kokku 5 videolõiku ja sain ka ise orienteeruda, keegi võib-olla väga meeleolukas märganud, oli see. Märkasin, nägin. Sain hakkama? Julgeksid tulla kõrvale? Ei julgeks. Lobisema kippunud. Aga nii ongi. Üks väike auhind veel ootab minu töölaua peal. Martin Järveoja suvi päikseprillid Eesti lipuga. Päris magus. Homme võtan kaasa, näitan. Aga Kaidi, oled sa nõus enne, kui me hakkame rääkima kurvilise tee legendidest? Me vaatame ära selle treileri. Vaatame. Vaatame. Järgmine hirm oli selleks, et kui me nüüd järgi jätame, enam ei sõida, ralli järgi jätame, mis me siis tegema hakkame. See tundus väga kohutav, et iga hommiku kella 8 tööle käima hakkama. Siin on sõidulõht sees täitsa. On. Sellest ma lähengi sõitma. Praegu juba tuleb vesi silva. Kui ma lähen starti, siis ma lähen võidu peale starti. Sama osa võtma ma ei mitte kunagi lähe. Kui sa võidu peale starti ei lähe, siis pole võtet minna sinna üldse. Kui tahad võita, siis sõiku kiiremini. Nii lihtne see ongi minu. Suur osa elust läks sinna. Ja seda võib-olla isegi võib lugeda parimaks osas elust. Ega me ei tea, palju veel neid päevi veel on kellegil. Elav legend. Selle kleepsu järgi ma tundsin vaata enda auto ära. Aga kuule täitsa sabib ju? No kuule jaa, vaata neid tassud on tegelikult ju 30 aastat olnud kotis. Hardi Mets läheb siit oma legendaarse autoga. Ma ei olnud 20 aastat mingisuguse ühegi siguliga sõitnud. Ja siis, kui ma sellega üle hoovi sõitsin, siis ma mõtlesin, et pidin ikkagi puru loll olema, kui 2 ratta peal kuristiku serva peal sai sõidet mägedes. Selline film siis. Kaidi lühidalt või nii pikalt, kui sa soovid, millest see film räägib? See film räägib Eesti ralli ajaloo ühest kuldsemast kümnendist ehk siis 80-ndatest. 80-ndatel oli ralli ka Eestis meeletult populaarne, väga palju oli sõitjaid ja väga palju oli tippsõitjaid. Ja tol ajal oli siis, kuna me elasime siin raudse eesriide taga, ehk siis nende meeste kõige kõrgem, kuhu nad üldse said pürgida, oli Nõukogude Liidu koondis. Ja liidu koondis põhiliselt eestlastest tollel ajal koosneski. Et arvestades seda, kui suur oli Nõukogude Liit ja kui palju oli neid liidu vabariike, on ju 15. Ja liidu koondis oli vist, ma just käisin filmi läbi vaatamas, oli vist üle 20 või 20 midagi ekipaaži ja nendest alati 10-12 olid eestlased. Ja teised olid, siis oli, Leedus oli 2 tippu, olid Brunsa ja Džemalavitšus ja siis ülejäänud olid siis kuskilt sealt mujalt, aga põhiliselt ikkagi olid seal eestlased.
ja nende eestlaste endi vahel käis ka kõva rebimine, et sinna liidukoondisesse saada, sest nagu Vello Õunpuu ütles, et tegelikult vaata, et sinna liidukoondisesse saamine oli isegi keerulisem kui tänapäeval see MM-karusselli pääsemine. Ja need meie mehed tegid ikka siis nende Lada VFTS-idega ka maailmas suuri tegusid, ehk nagu ütleb spordiajakirjanik Aare Eller filmis, et isegi tollased maailma tippsõitjad imestasid, milliseid vägitegusid meie mehed nende kastidega tegid. No ja lisaks siis sellel, me jutustame selle 80ndate loo, on filmis ka Lada VFTS-ide taastamist, et 4 VFTS-i on siis üles leitud, neid hakati taastama umbes sel ajal, kui me tegime Oti filmi ehk 5 aastat tagasi ja siis nad olid täiesti roostes rakid. Ja kuna me täna vaatasime siis hommikul nüüd kinos filmi läbi, see ei ole veel päris valmis, tiitrid on vaja panna, lõputiitrid veel, aga seal filmis on väga palju tegelikult emotsionaalseid kohti ja täiesti, mis mul montaažis ei ole mind kordagi nutma ajanud, oli üks emotsionaalne koht filmis oli see, kui on seal roostes Ilmar Raissari Lada VFTS-i vrakk seal, mille ta pojad siis sealt Soomest üles leidsid, toodi see siia Eestisse ja kuidas siis seda Red Grace hakatakse taastama, kuidas Juss Rooden ja Ilmar ja seal teised mehed siis viivad selle roostes raki, lükkavad sinna treila peale ja viiakse sinna Red Grace'e ja kuidagi ma ei tea see, kuidas Ilmar veel patsutab seda autot ja ütleb, et tule kallikene, lähme ära koju, see on lihtsalt, see oli, ma ei arvanudki, et see kinos nii emotsionaalselt mõjub, et mingi roostes vrakka ja nutma ja ma olen seda 100 korda näinud. No teeme siin natuke risturundust ka ikkagi, et Power Stage'i podcastis on ka tehtud hiljaaegu intervjuusid nende samade saates osalejatega ja ka sinu ja Simo Koskiniga mõlemaga. Aga ma tuleks natukene ajaloost tagasi, et kust tekkis idee filmi teha? Kas oli nii, ma nägin kõrvalt, kui raskelt võib-olla või kui läbi võttis teid Ott Tänaku filmi tegemine, sain ka ühel pool läbivaatusele osaleda. Kuidas oli, et kui 2 päeva läks möödas, mõtlesid, mida me nüüd teeme? Ei, me juba Oti filme ja hakkasime seda tegema. Juba käis. et tegelikult siis hakkas juba see autode taastamine peale ja eks see on tegelikult nii nagu Oti filmi, poleks ilma meie produtsendi Eero, väga halb on Eero, see on perekonna nime, käänata Eero Nõgene, ehk siis meie produtsent on ju. Et Eero oli ise ju ka väikse poisina suur rallifänn ja need siis need olid tema iidolid ja nende see Lada VFTS-id, nende meeste plakatid ja posterid olid tema toa seina peal, on ju. Ja eks see oli ikka Eero idee, et seda filmi tegema hakata ja eks see tegelikult suuresti saigi alguse tänu sellele, et hakati neid autosid taastama. Ja sealt siis arenes välja kogu see muu lugu. Et algul oligi plaan teha, et nagu autode taastamisest, aga siis hakkasime intervjueerima järjest neid 80ndate rallilegende ja minu peas hakkas see film võtma hoopis teistsugust kuju. No ja nüüd ongi siis 2 tundi ja 12 minutit valmis saanud. Sa ütlesid, et tiitrid on veel teha, kui viimasele minutile tavaliselt ikkagi jäetakse siis dokumentaali lõplik viimistlus? Meil ikka jääb ta ikka suht viimasele minutile. Kõigil ma mäletan, kui meil tuli välja muusika dokumentaalsel kõige esimene, mis me tegime Rujast, siis oli niimoodi, et rahvas oli juba saalis, esilinastus pidi algama, aga veel Tarvo Mölder alles tuli nagu selle filmi DCP failiga kinno. Aga seekord päris nii ei lähe, aga me saame ikka enne valmis. Täna ilmus siis Delfis suur interaktiivne graafika ka, seal olid omad sünnitusvalud, aga valmis ta sai ja päris äge ta on ja siin on meil kõik need filmis osalejad on reas, saab vasakult paremale scrollida ja Urmas Roosimaa on teinud ka suurepärased elulood, mida on tulnud kärpida, sest Urmas armastab kirjutada palju. Jaa, kui sa just Urmast mainisite siin ennem on ja siis mina tahan öelda Urmasele tõesti suur tänu, sest see, millise töö ta on ära teinud, ta tegi kõikide meeste kohta väga põhjalikud lood, kõik nende parimad saavutused on reas, need olid 4-5 lehekülge pikad ja täies mahus saab neid lugeda siis meie filmi Facebooki lehelt ja meie filmi kodulehelt vftsfilm.ee või siis Facebookis VFTS film, sest kui me hakka selle Facebooki lehe tegime ja kodulehe, siis meil filmil veel nime ei olnud ja nüüd millegi pärast Facebook ei lase mul seda nime enam ära muuta, nii et on VFTS film. Nii et Urmasele hea suur tänu, aga neid me siis kärpisime ikka, mina kärpisin 1 lehekülje peale, sina kärpisid veel. Aga me avastasime enne otse-eetrit veel huvitava fakti, selle filmi üks peategelasi Vello Õunpuu
on olnud lähedalt seotud Rolandiga, tahab räägi sellest. Jaa, see sai ka tänu Simo Koskenile alguse, et kui mina hakkasin tegelema autospordiga, ma olin 14-15 ja kui asi läks natuke tõsisemaks, ma olin 16, äkki oli esimene ralliauto juba olemas ja siis Simo käis natuke juhendamas mind ja ütles, et ta kutsuks hea meelega Vello siia. Et Vello tegi Rainer Ausiga, oli aastaid koostööd teinud ja Rainer oli umbes siis ka minu vanune, kui Vello hakkas temaga koostööd tegema. Simole tundus, et selline noor kaak, et võib-olla, et Vello sai kuidagi hästi Raineriga hakkama, saab äkki minuga ka. Ja sealt see hakkas pihta 2012 aastal ja tegelikult tagantjärgi, kui ma meenutan, oli nagu jube lahe aeg, mida ma tol hetkel ei osanud väärtustada võib-olla, sest Velloga need telefonikõned kohati iga õhtu olid sellised 2-3 tunnised. Ja mina 16-17 aastase poisina seal Vello õunpuuga 2-3 tundi õhtulti rääkida, no ei viitsinud väga. Ma eeldan, et ei rääkinud ainult sõidutehnikast, vaid ta meenutas ka midagi muud. Kindlasti jah, seal oli väga palju meenutusi, et ma väga huviga ootan selle filmi vaatamist eelkõige Vello jutte seal kuulda. Et seda ma igatsen. Jah, nagu ma ütlesin, kahjuks ma ei oska seda, ei osanud tol hetkel hinnata, aga see oli see, et kuidas ta nagu üritas panna mind sõitma või panna mingeid asju täpselt jälgima rajal ja kuidas pidurdusmaasid leida, et see oli niivõrd lahe ja kohe tuleb meelde üks esimene treening temaga, selline ütleme sõidutreening võistlusautoga, et meil oli seal nii-öelda tänavasõiduautoga treeninguid ka, kus lihtsalt nii-öelda sõidutunnetust või mingit loogikat paika saada. Siis me hakkasime pidurdustreeningut tegema. Tundub täiesti labane asi, mida teha. Meil oli üks sirge tee, kruusatee. Vello käis, võttis mingi kanistri, pani maha, et siin hakkad pidurdama. See taga oli siis siin 90-kraadine kurv. Lääne-Virumaal kuskil seal Kehala kõrval oli. Ja pani selle tünni maha, ma sõidan seal, hakkan pidurdama, said ilusti pidama. Ja ta viis seda kogu aeg aina kurvi poole. Tuli siis üks kord, kus oli see juba nagu suht kurvi lähedal, hakkasin pidurdama, vaatasin, et siin on nagu, siit ma ei saa enam hiljem pidurdama hakata, täitsa ebareaalne on. Vello tuleb, ütleb, et kuule, siin saab veel hiljem pidurdada. Ma ütlen, no ei ole reaalne lihtsalt. Tavai, paneme selle kanistri veel kurvi poole. Siis ma tulen sealt tooga, hakkan pidurdama seal kanistri juures. Simo Koskinen väljas filmib telefoniga. Ja see auto läks ümber sinna kraavi. Minu esimene üle katuse käimine ralliautoga. Vello Unpo ütles pärast, et ei ole midagi, see käibki nii, et nüüd said tunda, et mis rallisõit on. Et see oli tal tegelikult natuke plaanitud, ta pärast ütles, et ma käiksin selle autoga ümber. Kas see video on alles? Jaa. See oleks läge, pange üles seda. Jaa. Nii et jah, mina seal põhimõtteliselt pisarad silmas mõtlesin, et kes kurat selle auto nüüd kinni maksab. Vello Unpo naeris, ütles, et näed, nüüd poiss oskab pidurdada vähemalt õiges kohas, et ei tohi liiga hilja pidurdada, et ta sai aru, et ennem oli õige koht, kus pidurdada. Et selliseid momente oli päris palju temaga ja juba lahe, väga ootan selle filmi nägemist. No Vello enda rallisõitja karjääri jäi ju tegelikult suhteliselt lühikeseks, miks see nii oli, sellest ta siis filmist räägib ise ka, et jah, mis need põhjused olid ja ta ju tegelikult pikka aega ei suutnud üldsegi, oli täiesti eemaldus kõigest sellest ja vaatanud rallivõistlusega mitte midagi, aga see oli hea, et ta tagasi tuli. Käisin tal külas ja siis ta ka tol hetkel, ta ei olnud veel sinna nii-öelda Saaremaa rallile läinud, kui ta tegi 2013 aasta äkki võis olla, stardi seal jälle, et siis tal oli nagu kodukarikatest tühi. Ja ta ütles, et ta nii väga tahaks neid karikaid see koju tuua, aga ta ei saa. Et äkki seda filmis kõike ilmselt ka midagi ta mainib. Seda kohta ei ole see filmis. Et seal oli nii lahedaid jutte ja asju on tagantjärgi mõeldes. Et meil ongi meestega nagu nii palju lahedaid jutte, mis nad meile räägivad, et meil on pikad intervjuud 250 tundi, aga ilmselgelt siis ongi see valikute tegemine, et mis läheb filmi, ma arvan minu jaoks nagu kokku panna seda filmi, seda siis nagu tekstirida, kõik selle pildi ja selle ägedaks on teinud ikkagi meie režissöör Tarvo Mölder, on ju, aga nagu selle storyline'i, sest oligi see, et mida sa välja jätad, mida sa sisse paned, on ju, ja seal on, kui mehed räägivad, on ju, nemad on sel ajal elanud, et nendele on see kõik nagu iseenesest mõistetav, aga tänapäeva inimene, kes nagu 80-ndatest vaata eriti midagi ei tea, on ju, sest temale tuleb ära seletada ka see taustsüsteem, sest muidu jääb vaata noortele võib jääda nagu palju asju arusaamatuks. Et selles suhtes ongi see film ka selline mitte võib-olla ainult nagu rallifilm, et mehed, võtke oma naised ka kaasa sinna.
et kuigi meil ühtegi naist filmis ei ole, on ainult mehed, aga need mehed on emotsionaalsed. Et Aare Eller ütles, et tema ei ole näiteks Ilmar Raissaare kunagi sellisena näinud. et see jah, et ta annab ka nagu pildi sellest üldse 80-ndatest, et mis elu siis siin elati. Ma vaatasin praegu seda treilerit ja üks asi veel, miks ma kindlasti, minu elukaaslane kindlasti teab, mis mu seal sees on toimunud, kui mina oma professionaalse sõitekarjääri lõpetasin paar aastat tagasi. Et aga seal mainiti just, et 8 tööle minna, et see tundub võimatu, et kuidas ma lõpetan rallisõidu ja hakkan tööl käima. Et kindlasti annab sellise, Eesti mehed nagu ta on kinnised, et me ei räägi, mis võib-olla sees toimub, aga mulle tundub, et sealt äkki saab need tunded kätte, et kuidas oli see nii-öelda professionaalne karjäär sõitjana lõpetada ja mis tegelikult selle sportlase sees edasi toimub, et selle saab ka sealt kätte jah, miks siis keegi seal lõpetas ja need suuresti muidugi lõpetasid nad sellepärast, et Nõukogude Liit lagunes on ju ja enam nende VFTS-idega siin palju sõidetud ja ühesõnaga see riigikorra muutus ja kui enne olid need Eesti rallitiimid olid ju kõik kas mingi suure kolhoosi või sovhoosi juures või kes neid siis nagu toetas ja ülal pidas on ju, kes raha andis ja aga siis see kõik järsku muutus. Et näiteks Harju Kekk on ju Harju Keki tiim, mille siis Toomas Tiiner üles ehitas, mis oli siis selle suure ehitusorganisatsiooni juures. See oli ikka nii võimas ja Kekk ehitas isegi ju neile sinna Keilasse 2-kordse maja, neil oli nagu oma maja ainult ralliga tegelemiseks ja seda siis terves Nõukogude Liidus ei olnud mitte kellelgi sellist maja, seda käidi isegi Soomest vaatamas siin, isegi Soome mingi ajakiri kirjutas sellest loo. Ja filmist meil see koht on küll väljas, aga Tiinar rääkis jah seda, kuidas siis see kõik läbi sai ja pidi hakkama vaata, et Kekk enam ju ei toetanud ja siis pidi hakkama sponsorid otsima nii nagu tänapäeval asjad käivad, on ju. Ja tema siis nagu lõpetas, aga siis Ivar Raidam, kes ju Harju Kekis sõitis ka seal 80-ndatel, et tema siis tegelikult tegi siis Harju Keki ralliklubi ametlikult ja registreeris selle esimese ametliku siis ralliklubina taastatud Eesti Autospordi Liidu juures. Ja see ju tegelikult tegutseb siiani, ma ei teagi, kas see on nagu üldse maailma kõige vanim ralliklubi või? Ja, siin on kirjeldust järgi küll. Kaidi, mul on siuke küsimus. Sa oled nüüd neid 2 filmi tehes kohtunud mõnede rallisõitjatega, intervjueerinud neid, näidnud neid kaadri tagant, kaadri eest, et mille poolest rallimees või rallinaine erineb tavalisest inimesest? Issand jumal, sellist küsimust ma küll ei oodanud. Täiesti tavalised inimesed. Ma ütleks nii palju, et sellisele sportlane, et ma ei oska ühegi muu spordi kohta seda nii-öelda võrdlust tuua, kuidas muudes sportides on, aga see autosport või ralli, et keegi ütles hästi, et see ei ole haigus, et see on puue. Haigusest saab lahti, aga puudest ei saa lahti. Et kui sa ühe korra sinna oled oma käe andnud, siis sa ei saa sellest lahti. Ja see on küll üks asi just. See on jah kõikidega nende meestega, et just nüüd nende vanematega 80-ndatest, et ega eks on neil siiamaani hinges ja ega see nagu ära ei lähe, on ju. Et okei, seal küll mõned ei lähe enam rooli või ma enam ei lähe, aga meil filmis Hardi Mets on ju, tema läks Saaremaa rallile, sa ju näed, tal nagu läheb see tuluke põlema, silmad lähevad põlema ja ta sai ikka sellise emotsiooni laksu sealt. Siia ma korra sain jälle Vellost ühe lause öelda, kui läksime tänavasõidu autoga, sõitsime kuskil, ma ei tea, maanteel või tänavatel või kuhu me sõitsime koos Velloga. See oli õudne lihtsalt. Tema kõrvale istuda, siis see oli nagu ralli kiiruskatse kogu aeg, sest ta lihtsalt nagu vana mees seal roolis järsku hakkab panema, ma olen seal kõrval nagu hoiad igalt poolt kinni, et jumala ees kuskile kraavis ei lõpeta. Aga ei saanud lahti sellest kiiresti sõidust, et ralliautot ei ole, siis paneme kuskil metsa vahel tavalise autoga edasi, aga vana mees seal roolis, mingi piruka Citroen Berlinga vist oli, üks tal oli, ta ikka läks edasi. Velts oli ikka elu lõpuni selline. Ei saa lahti, sellest ei saa lahti. Aga jah, Vello on oli meil filmi peategelane, aga paraku keset filmi tegemist siis lahkus meie hulgast. Et eks see film on ka pühendusega kõikidele, kes on kunagi andnud oma hinge autospordile, aga siis ka eriti Vellole. Jah, eelmise aasta 12. veebruaril ja jõudis ennem käia mitte ka ainult filmis, vaid ka meil Peep Pahvi ajahüpete saates väga meeleolukas kindlasti ja Raido Rüütel samuti on käinud mitte just selle filmi raames, vaid täitsa eraldiseisvalt oma aegu meenutamas, aga rääkides veel konkreetselt filmist, sinu pluss või häda on see, et sa oled selle asja sees nii väga olnud, et
mõlemad võib-olla on mingis mõttes loomingulised inimesed, mina tegelen bändiga ja kui mingi lugu saab valmis, meie oleme selle nii pikalt läbi mänginud, me ei tea, kuidas publik seda vastu võtab. Ega sa filmiga ka ei tea. Olete te testinud seda mõne inimese peal, kes on väljaspool filmi? Ei ole jõudnud. Kui me Oti filmi isegi testisime ja testisime ka naiste peal, kes ei teanud rallist mitte midagi. Ja kui sealt tuli nagu väga positiivne tagasiside, et see oli nii põnev nagu mingisugune põnevusfilm, et siis teadsid, et oled teinud õige asja, on ju. Aga nüüd, kui ma vaatan Ott Tänak The Movie't, nüüd ma võtan, nüüd ma teeks ümber ja ma teeks teistmoodi, on ju. Ma ei tea, kuidas sul lugudega on. Meie saame lisada. Ja, et filmiga on vaata see asi ka, et sul peab nagu jääma vahepeal, kui sul on nagu mingi pikem vahel on ja sa vaatad hoopis teise pilguga, muidu sa oledki nagu nii selle asja sees kogu aeg, ja endale tundub kõik jube tähtis, on ju. Aga pärast vaatad, et siin oleks võinud on ju kääre anda või siit oleks võinud äkki lühemaks võtta. Et selle filmiga, täna kui me vaatasime läbi, tegelikult on selles filmis nagu, ta on ikkagi üks film, aga seal on nagu 2 filmi. Et esimene pool on üldse tegelikult, kus seal on hästi palju arhiivikaadreid, mida ei ole keegi näinud seal pärast 80-ndad, ilmselt need leidsime üles kuskilt arhiivi sügavustest filmilintidel, need digitaliseeriti, see on jumala ägedat materjali, mis kõik filmi ei mahtunud. Kuigi alguses oli see, et mitte midagi ei ole mitte kusagil. Mille on kõige lahedam kaadri, mis te leisite üles? Mille üle on siiralt nagu hea meel? Issand, kõik on ägedad, seal on meestega intervjuusid, on ju, isegi teadnud, et olemas on, sest mootorite maailmas oli ju eetris seal, ma ei tea, kas iga nädal kui tihti, ja need ju ETV-s lasti ju kõik maha, sest lindi puudus oli 80-ndatel ja seda materjali säilitatud. Aga me oleme leidnud ka intervjuusid just siis, mida Aare Eller on teinud, on ju. Ja tegelikult kui Tarvo on nagu nii ägedalt veel monteerinud selle, näiteks üks stseen on Saaremaa rallilt, kus Mets läheb sõitma ja Kalev Kruus intervjueeritab teda seal poodiumil. Ja Tarvo on selle segamini monteerinud sellega, kus Metsad on poodiumil ja Aare Eller intervjueerib Hardit. Ja see on hästi tihe montaaž ja need 2 nagu, need on nagu täpselt sama, on ju, sama auto, sama mees, on ju, Uudot kahjuks Saaremaa rallil ei olnud tervise tõttu ja Simo sõitis tema asemel. Aga see on nagu nii ägedalt, et see on, täna vaatasin kinos ka, et ei tasu mõtlema jääda, et küll see kunagi telekasse tuleb, et see on ikkagi minge kinno vaatama, et telekasse muuseas ei tulegi nii pea. Et ta on ikkagi tehtud kinofilmina ja siis me ju filmisime ka uuesti sõiduplaanid, mis on tehtud drooniga, see on Saaremaal ja Kehalas ja need on nagu ka nii võimsad ja ägedad ja kinos ikkagi see heli on teine ja see muusika, Kaarel Tamra kirjutas filmile muusika, ta oli filmees, tegi ju spetsiaalselt lõignud muusika sellele, mis annab ka nii palju juurde, et jah, et viige jah vanemad vanaisad kinno. Sellest muidugi võiks eraldi rääkida, kuidas filmile muusikat teha, et kui sa näed sõitvat autot, siis või laula peale, Roland. Mina? Ja muidugi siis veel, et Dmitri Natalevitš, ma arvan, et on üldse Eestis kõige parem helirežissöör, üks parimaid, ta on teinud nagu nii ägedalt selle filmi ära helindanud, kõik need autohääled ja kõik, super. 25 aprill T1 keskuses Sinamonis, mis toimuma hakkab? No seal toimub meil suur esilinastus, kui me Oti filmi esilinastuse tegime nii, et Ott ja need sõitsid on ju läbi linn ja see oli ikka ja kosmoses oli suur esilinastus ikka nii nagu Hollywoodis. Mina ütlesin, mis asja ei tee mingit väikest esilinastus, kuhu tullakse Texalis ja Kampsurites. Mis me nüüd siis kinni paneme? Ja tõesti, tegime väga ägeda, nii et... Keilast, nüüd paneme Keilast kogu selle... Paneme Tallinn-Narva ka kinni, ma tahaks Rakverest tulla. Aga nüüd siis teeme jälle suurelt ja teeme siis Sinamonis ja kuna nii palju meie käest küsiti, on ju, just inimesed, kes tol ajal nendele kaasa elasid, on ju, ja mäletavad neid või kes siis poisikestena koos isade vanaisadega käisid seal raja ääres, et kas saaks tulla esilinastusele, tahaks autogrammi küsida, tahaks meestega koos pildistada ja siis me mõtlesime, et okei, teeme siis niimoodi, et ei ole ainult kutsetega külalised, ei pääse ainult privilegeeritud sinna, et saavad kõik tulla, kes pileti ostavad. Et siis on jah, Sinamonis on kõikides saalides, näitame filmi, kõigepealt kell 6 algab seal siis suur action, siis kus on autod on kohal. Kus algab see action? T1. Ma mõtlen, kus Sinamoni, seal üleval Sinamoni ees kohe, nagu sellel kinoalal ikka seal saalid ees. Ja kõik saalitäied rahvast mahub sinna. Ja seal on ruumi küll, me käisime vaatamas, autod on seal väljas ja siis... Kus te need autod üles saate?
ühesõnaga need on seal juba kuidagi tulevad. Mina ei tea, kuskilt on juba viisid need sinna. Ja kuna on filmis on taastamisel ka avi- ja hooldusbuss, siis see hooldusbuss on ka seal T1 keskuses, see on nüüd esimesel korrusel, seda sinna üles ei saanud, nii et juba vaatama, see peaks olema seal juba väljas ja siis on seal mehed kohal ja saab pildistada ja Kalev Kruus juhib seda kõike seal ja siis umbes kella 7 ajal hakkab siis kõikides saalides film korraga. Aga ma tean seda, et ega seal enam eriti pileteid järgi ei ole, kui mina kartsin seda, kui me tuleme nädal aega varem üritusega välja, et me ei müü neid ära, on ju, nüüd on niimoodi, et polegi enam eriti pileteid järgi. Aga Apollodes on 26. on siis film üle Eesti ja piletid on juba saada, nii et minge ostke juba piletid ära. On sul, ma tean, su faktimälu on hea, palju Oti filmi käidi vaatamas? Peaaegu 97 000, ma nüüd seda täpselt seda ei mäleta, mis seal oli, on ju Eesti kinolevist, ehk siis siiani on see kõige edukam Eesti dokfilm kinolevis. Kas see film teie seatud eesmärkide järgi peab ületama selle Oti numbri või kuhu kanti te liita? Kui ma nüüd päris aus olen, siis ega seda ootust, et see ületab, ei ole meil kellelgi. Minu eesmärk on väga kõrge ja väga julge, nii et ma loodan, et see täitub, sest alati tuleb seada ju kõrged eesmärgid, aga võiksid olla siiski realistlikud. Et teistel ei ole kellegi nii kõrged eesmärgid. Mis see eesmärk on siis? 50 000, mis on väga suur number Eestis. Üldse see on nagu mega suur number. Et jah, aga ma loodan, et see läheb täide, nii et tulge kõik kinno. Kas järgmine film on juba valmimisel? Ei, veel ei ole. Mis sa siis vahepeal teed? Ma teen siin telesaateid ka ja et endiselt ikkagi, ma vahepeal eriti ei teinud telesaateid, siis nüüd ikka teen neid ka, nii et mul tegelikult algabki kohe, kui nüüd siis üsna varsti suvel algavad. Me võitsime Masterchef Eestiga ju aasta meelelahutus saate auhinna, nii et siis hakkan seda uut hooaega tegema. Issand jumal, mu lemmik. On ka või? Issand, aitäh sulle. Tõesti, kõige parem asi, mis Eestis tehtud on. See casting on lihtsalt ideaalne. Näed, kohtumine fänniga. Kui ma olen siin saateski Ormoja tsiteerinud, et mis paras fopa oli see ja ma olen tsiteerinud väga mitmeid kordasid neid, mis sa pole aru saanud, jah. Nii et kui siin saate vaatajate hulgas on neid, kellele meeldib süüa teha või teavad kedagi, kes teeb hästi süüa, siis saatke meile castingule. Aga rallimehed võtta ette, ma arvan, et nad kõik oskavad teha. Süüa. Võistelda. Võib-olla. Tahtsin veel küsida, millist publikut te rihite? Ilmselt saab see olema selline keskmiselt vanemapoolne rahvas, aga kuidas te saate lapsed ja noorukid? Tegelikult see film ikkagi, me arvame, et kui me Oti filmi puhul oli meil eesmärk või et tehke nüüd selline Kariibi mere piraadid on ju kogu pere film, siis võib-olla see on natukene nagu spetsiifilisem, on ju, aga kindlasti ei maksaks arvata, et see on mingi igav dokumentaal, palju vanu inimesi räägib ja näidatakse mingit arhiivi, siis tegelikult on see ikkagi üldse tänapäeva maailmale kohaselt väga tempokas, see 2 tundi ja 12 minutit. See on niimoodi, et kui sa ikka vahepeal ei jälgi, siis sul ilmselt mõtled, et ma siin sööb popcorni ja ei jälgi nagu tähelepanelikult, siis võib midagi kaduma minna. Hea film on see, kui sa ei jõua popcorni süüagi. Et seal ei jõua popcorni süüa. Et seal on ikka tempo on kogu aeg peal ja ma ütlengi, ja me oleme ka mõned sellised, kui me alguses mõtlesime, et arhiive ei ole, et siis me teeme niimoodi, et me võtame fotod ja lavastame siis näitlejatega nagu osad need fotod, on ju, ta teeb rääkima, aga toimub nagu tegevus. Aga siis me leidsime palju arhiive, aga ikkagi meil on ka mõned sellised stseenid sees. Ja me oleme ju nüüd ka ju meestega filminud, Hardi on ju rallil ja see, kuidas Hardi ja Ilmar Raissaar said kokku, nad ei olnud teineteist näinud üle 10 aasta. Ja siis nad oma seal taastatud autode juures kohtusid ja tegelikult nad üldse 80-ndatel pidasidki teineteist nagu oma kõige suuremaks konkurendiks. See oli väga lahe, see on väga lahe, kuidas neid autosid taastatakse aga et ma arvan, et kui see ongi nagu vanemale publikule selline nostalgiline retk 80-ndatesse, siis noortele minu arvates võiks sinna täiesti koolid minna kinno ajalootundi veetma. Sest see on väga hea ajalootund 80-ndatest, et mis elu siis siin Nõukogude Liidus ja siin Eestis elati. Kehalise kasvatuse ajaloo hübriid. Just, jah, täpselt tegelikult ongi. Nii et ma arvan, et tegelikult täna, kui me vaatasime,
kuna ma nüüd jooksin siia, aga teod Kalev Kruusil oli laps kaasas, et ma täitsa oleks tahtnud teada, et ma ei jõudnud küsida nüüd, et ma pärast küsin, et mis mulje poisile jäi filmist. Üks küsimus oli veel meelel, vast tuleb veel enne saate lõppu meelde. Horvaatia ralli Shakedowni võime vast peaaegu lukku lüüa WRC osas vahepeal, et Rovampera on selle võitnud, Ogier teine, Tänak kolmas, aga hakates filmijutte kokku tõmbama, siis Roland, on sul, minul kadus see küsimus täitsa ära? No selles mõttes, et mis ma öelda oskan, ma loodan, et mina tahan kindlasti näha, ma loodan, et kõik ka noored fännid tulevad vaatama, kes täna on suured Oti fännid. Küsimus tuli meelde. No. Kas kõik osalised, keda te kutsusite kaamera ette, tulid, keegi ära ei öelnud? Ja kõige keerulisem oli Ivar Raidomiga. Ja see oli Raidomi intervjuu tegelikult oligi kõige viimane, mille me tegime alles möödunud aasta detsembris vist oli see jah, et tegelikult ma juba ju panin seda filmi storyline'i kokku ja siis panime Raidomi lihtsalt sinna vahele. Temaga oli nagu kõige keerulisem, et aitäh Indrek Kilometsale, kes ta lõpuks meile kaamera ette sai. Aga ei, teised võib-olla vaata algul oli nagu see, et nad olid kõhklevad ja miks seda nüüd siis on, mis me räägime, miks seda on vaja ja ka siis nad hakkasid järjest rohkem meid usaldama, et kas seal Ilmar Raissar ja Hardi Mets ja see oli näha, kuidas see usaldus nagu meie suhtes ka kogu aeg kasvas ja nad ise läksid aina rohkem avatumaks. Vello niikuinii oli kohe alguses selline avatus, ta tundis Simo hästi ja Simo on meil tegevprodutsent ka. Et nad jah, tõesti emotsionaalseks ja avatuks läksid järjest rohkem ja praegu tundub, et nad on ise ka tegelikult need mehed olid ju paarkümmend aastat, ega nad olid ju täiesti nagu varjusurmas. Aga samas on nad nagu nii suure, ma ei saa öelda aluse pannud Eesti autorallile, sest tegelikult enne neid oli Uno Aava ja veel mehi. Eesti autosport on ikkagi 100 aastat vana. Aga see nende roll, ma arvan, et meil on praegu Marko Märkin, et meil on Ott Tänak ja kõik need teised, et me ei saa nagu alavääristada nende rolli selles, et see on kõik alguse saanud sealt. Me näeme Vello õmpu liin läheb siit edasi. Just nimelt. Ja mis ma tahan veel filmi, mis mul kinos oli, tegelikult meil on filmi lõpus, on 2 sellist üllatustegelast. Ja ma ei arvanud, et see mõjub nii emotsionaalselt, sest ma ei ole kordagi nagu montaažist, nagu mul ei ole ajanud see nagu kananahka ihule. Aga kinos, see oli see koht, kus võttis pisara lahti ja kananaha ihule täiega, aga ma ei saa rääkida, kes need on ja mis seal on. Roonab pilguti silma, kui see oled sina. Ei, mina see ei ole. See juba siis järgmine nädal teavad kõik. Jaa, aga mul jäi enne lause lõpetamata, et kõik need tänased noored ka, kes jälgivad WRC-d, kes jälgivad Ott Tänakut, et näha, kust see kõik alguses on saanud, kus see lähiminevikus alles tegelikult umbes 40 aastat tagasi oli. Ma arvan, et see võiks olla kõigile nendele väga põnev ka jälgida. Et täna ma arvan, ralli või autosport on Eestis üks, võib öelda rahvussport, et tegelikult neid huvilisi võiks olla kindlasti rohkem kui need, kes sellised lollid nagu meie oleme, kes jälgivad terve nädalavahetused, et neid, kes lihtsalt uudiste silma peal hoiavad, et ka nemad kindlasti, ma arvan, võiks tegelikult see sihtgrupp olla, kes lihtsalt tulevad ja avardavad võib-olla oma silmaringi lihtsalt, et kust kohast see algus on saanud. Kus on meie juured? Täpselt, et see on, et täna on ju need inimesed kõik olemas, kes on sealt läbi tulnud ja kes on seda kõike läbi elanud, et see on, ma arvan, tänuväärne ettevõtmine, et see film täna tehtud sai üldse. No tänage Eero Nõgen on tõesti kogu selle ettevõtmise taga, ilma temata seda ei oleks. Et see jah, kuidas ta on nagu Eesti siis tuleviku jaoks ka nagu siis kinolinale toonud ja arhiveerinud siis. Tegelikult see, mis me selle filmi puhul tegimegi, me arhiveerisime Eesti autospordi ajalugus, ma ütlen 250 tundi intervjuusid pluss kõik muu materjal ja see ka arhiiv, mis on nüüd digitaliseeritud ka tänu Eerole, on ju, et selles suhtes on ära teinud ikka väga suure töö. Kas mehed ise on seda filmi näinud ja kui suur on üldse inimeste ring, kes seda on filmi juba näinud? Mehed ei ole seda näinud, mul on endal ka vaatama alati tegelikult, mul on see nagu Oti filmi enne, Ott oli küll enne oma filmi näinud, on ju, aga ikkagi mul on nagu, tõesti, süda on saapas ääres, ma ei tea ju, mida nemad arvavad. Et ikkagi ju tahad, et neile ka meeldib ja ma tõesti loodan väga kogu südamest, et neile meeldib, kuigi seal filmis on ka selliseid kohti, et
kus tuleb ka välja natuke see armutu konkurents ja siis, et pandi jalga üksteisele taha ja et seal on ka selliseid kohti, mida võib-olla ei ole nii mugav vaadata ekraani taha. Et nüüd aastad hiljem tuleb see välja. Ja see oli lihtsalt riigikord ja see kõik lihtsalt, see elu oli selline, on ju, et noh, et ma arvan, et... Aga kas filmi tegijad üldse dokumentaalis tahavad, allikad ja ajakirjandused tahavad tihti üle vaadata siin lugusid ja graafikaid ja et kas selles filmis on nii palju tegelasi, vaata, et Otiga muidugi Oti me luutasime kohe, et noh, sa näed ju üle, sa oled peategelane, on ju. Aga et selle filmi puhul oli see, et noh, et ma ütlesin, et rääkige kõike, on ju, ja kui on midagi, mida sa ei taha, on ju, et me paneme sisse, et siis ütle mulle. Aga ega paar oli sellist, kes pärast ütlesid, et mingi asja kohta, et kuule äkki ikka seda ei paneks. Aga et üldiselt ei ole nagu seda üldse olnud. Ja mis selle filmi lõppu, ma ei taha küll ma ei saa spoilida, on ju, aga et ka, et miks noored võiksid kinno tulla, ongi, et noh, selle filmi lõpuga me ikka tuleme ikka täitsa tänapäeva, on ju. Ja see filmi lõpp annab kogu sellele filmile veel eriti sellise mõtte ja pointi, miks seda oli vaja teha. Väga põnev, väga põnev. Lõpust ei saa alustada kuidagi. Ei. Aga suur aitäh, Kaidi, tulemast. Suur aitäh, et te kutsusite. Oli väga tore sinuga. Aitäh, teiega oli ka väga tore. Tekitasid isu, tekitasid huvi ja ma arvan, et mitte ainult meis, vaid ka meie vaatajates. Ma loodan ka, nii et tulge kõik Kilna ja võtke sõbrad ka kaasa ja naised ka, kes ei taha muidu äkki tulla. Ja lapsed ka. Ja Horvaatia ralli algab homme esimese kiiruskatsega kell 9 ja 3 minutit peale. Roland, sinu asemel homme Urmas. Jaa, mind homme ei ole, aga tagasi olen juba laupäeval. Aga sa oled meiega Kahootis? Jaa, ma olen Kahootis teiega ja mõtlesin sulle, kui vaja on, siis ma võin teiega Skype'is ka olla siin, nii et, aga Kahootis ma olen kindlasti. Igatahes, homme siis mängime Kahooti ja küsimusi ootame kuueskaik@delfi.ee. Aitäh tänaseks vaatamast ja kohtumiseni. Kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.